No kõige põnevam kindlasti 90 aastat, et seal ju algas õigemini juba 80 aastate lõpp, kui algas peale sellega, et kui oli korraga võimalik ise kujundada õigusloome kaudu uut õigussüsteemi. Päris alguses oli eriti keeruline, kui 90 aasta alguses oli ju esmaülesanne või esiplaanil olid reformide seadused, kus ei olnud ju mingisugust eeskuju, sõna otseses mõttes tuligi seadusi välja mõelda. Et see on küll ajaloost ainulaadne kogemus, et nii seadusi teha, kus sul eeskuju ei ole ja selline ajalooline võimalus ja šanss on. See oli äärmiselt põnev, mis andis ka mingil määral nagu alguses vale ettekujutuse õigusloomest, et nii ongi võimalik uusi seadusi teha. Ja kui nüüd järgmine etapp oli ikkagi niimoodi, et tuli õigussüsteemi luua juba püsiva iseloomuga seaduste mõttes uut õigussüsteemi taasiseseisvunud riigile, siis oli näha see, et ei ole võimalik ikka midagi uut välja mõelda, et siis oli juba järgmises etapis tuli uurida eeskujusid, valida süsteemi, aga ikkagi see põnevus tuli ju sellest, et kuni 90 aastateni ma olin ka juba ju lõpetanud ülikooli 75. aastal ja minu see õigusalane tegevus oli tudengite õpetamine, artiklite kirjutamine, mis oli nagu omaette akadeemiline maailm, milles reaalse eluga väga suurt kokkupuutumist ei olnud. Ja nüüd siis oli korraga võimalus niimoodi, mis alguses ju ehmatas ära, et see vastutus on väga suur. Et sa ise kirjutad, suhteliselt kiiresti võetakse see vastu, väga suuri niimoodi ekspertiise, ega vahearutelusid ei ole, kuigi see kõik on kollektiivne töö, et see oli pidevalt, oli hirm selles, et midagi läheb väga viltu, et ei olnud ju piisavat teadmist ja kogemust. Aga ikkagi kogu need 90-ndad alates nende reformide seadustest, siis lõpetades juba püsiva iseloomuga seaduste koostamise see protsess, et see oli niisugune ajalooline šanss, mis siis ei ole võrreldav mingid muude perioodidega.